ma annan mõned nõuanded, kuidas oleks parem üliteadvuse praktikaid läbi viia kodus näiteks. Et kõht võiks olla piisavalt tühi, et näiteks inimene võiks süüa kuskil 4-5 tundi enne praktikat. Et täiskõht ei tohi segada. Siis keha peab tundma üldse ennast mugavalt, et kui inimene on ka liialt üle töötanud, üle väsinud, siis ei sobi, ta võib magama jääda praktika ajal. Et tuleks olla piisavalt puhanud, et keha suudab lõdvestuda, aga ei jää magama. Kõht ei ole täis ja on selline rahulik moment, et keegi ei sega. 1 tund aega leida sellist rahulikku aega. Ja mis nõuanded veel? Kindlasti ärge pingutage. Praktikat tehes ärge pingutage üle, ärge olge üldse pinges. Püüdke olla lõdvestunud, aga keskendunud. See on väga oluline. Osata olla lõdvestunud, aga keskendunud. Ja ärge seadke endale ülisuuri eesmärke alguses, vaid lihtsalt tehke praktikaid rahulikult ja siis konstanteerige, tunnetage, mida te pärast tunnete, kuidas teie seisund on muutunud, kuidas see praktika mõjutab veel mõned päevad peale selle tegemist, teie olemist. Ja kui te teete iga päev või iga nädal, siis ütleme nii, et 1-2 pärast on teie keha harjunud palju kiiremini juba üliteadvusse minema, üliteadvuslikku seisundisse. Ja te hakkate tundma, et te olete oma püha vaimuga, oma vaimenergiaga, oma üliteadvusega ühenduses, oma looja olemusega. Seisund teiseneb kiiresti ja tulevad teadmised, kanaldused. Te õpite ennast tegelikult tundma, kes te päriselt olete. Mitte see programmeeritud tavainimene ühiskonnas, vaid milline on teie tõeline olemus, mida te tõeliselt vajate. Õpite ennast päriselt tundma.